Sellel nädalal ei ole mingit kahtlust, kelle me valisime siin Raadio 2 oma väikeses toimetuses, kolleegiumis, kui lubate, selle nädala tegijaks. Selle nädala tegija võitis EM-il hõbemedali ja tema nimi on Gerd Kanter ja kes veel ei tea, ta on kettaheite inimene. Tere hommikust, Gerd Kanter, kettaheite inimene. No tere hommikust teile ka. Tere hommikust. Lubage palun ennast õnnitleda selle saavutuse eest. Kokku nüüd siis 10 medalit suurvõistlustelt. Palju õnne! Suur aitäh teile. Kuidas kommenteerite oma saavutust? Hää, Gert! No, eks juba kooli ajal sai hakatud treeningutega pihta. Olid siin treenerid käe all ja sai tehtud trenni juba ja kui olin juba saamas täiskasvanute klassi, siis juba oli seal 60 meetri piir oli silme ees ja juba 61, 37 ja hiljem juba siis 62, 45 ka ja juba võistlustel seal läks hästi ja nüüd siis kokku juba 10 medalit mul siis on. Palun, Gerd, ole nii lahke ja kirjelda seda, kui sa 21-aastasena alustasid koostööd treener Verstein Hafsteinssoniga. Kas sul on esimene trenn meeles? On küll meeles väga hästi. See oli staadionil ja kuna ma ise olen õppinud koolis inglise keelt, siis läksin kohe, panin dressid selga, läksin sinna, ütlesin hello ja ta ütles vastu ka hello Gerd, mis näitas seda, et on mu nime juba kuskilt selgeks õppinud, mis tegi mulle hea tunde, sest välismaalased tavaliselt ei tunne niimoodi eestlasi. Ja siis juba hakkasime treenima koos ja pärast treenida, et mulle pärast esimest trenni väga hästi mäletan, et skuud mulle. Kas sa, Gerd, selle esimese trenni higi pesid maha või sa kogusid selle kaabitsaga kokku ja see on sul siiamaani väikses purgikeses alles? Ei no, eks ikka ma läksin koju ja ema pani pesumasinasse mul riided seal kenasti ja kõik sai puhtaks pestud, ise käisin ka dussi all veel ära ja kammisin soengu ära. Kas see nüüd sellise, anna andeks, kogenud sportlasena, kas selle aasta ettevalmistus on olnud kuidagi teistmoodi kui varem? No, eks iga hooaeg on omamoodi teistmoodi hooaeg kui teine hooaeg, mõni teine hooaeg, et siin on olnud üle kivide, vindude ja kändudega ja aga on, ütleme, kui hooaja alguses oli mul siin 61, 14 oli alguses, kõige alguses, siis oli pärast 63, 72 juba, siis oli nagu rohkem ja siis oli päris mitu nädalat järjest trennis oli, ma tundsin, et on kuskil 62, 54 ja 62, 56 ja siis õnneks oli see Itaalia laager mul, rattalaager selline, et sõitsime rattaga ja õhtul siis heitsin ketast, siis seal tuli juba 64, 11 tuli üks kord ja siis paar päeva pärast seda me käisime veel võistlemas, see oli 63, 17 ja 63, 25 vist oli viimane kord, et umbes nii ta on läinud. Gerd, kas sa tahaksid Eesti rahva ees praegu korraks meelde tuletada 2013. aasta Moskva MM-i, kus oli nii soe, et sa higistasid hotellis päevad läbi? Jah, see oli, seda ma ise ei mäleta enam, aga ma olen sellesse päevikusse kirjutanud, et nii palav, et mine või dussi alla olen kirjutanud see 2 päeva järjest ja see oli tõesti väga, ütleme raske, aga võtsime kokku ja konkurendid ka olid seal samas hotellis, nii et tegelikult oli ikkagi, oli kõigil võimalused olid võrdsed, et tookord mul tuligi 66, 12 ja pärast oli veel 66, 11. Minu allikad ütlevad, et 65, 19 tuli ka. Ja see oli 3. katse, ma sinna tahtsin alles jõuda. Ja siis ma sain lõppvõistlusele, seal veel oli siis 63, 14, siis ühe korra ma astusin üle ja siis oli veel 67, 11 lõpuks ka. Gerd, mis edasi? Mis nüüd edasi? Sa oled sellises vanuses, et ega tegelikult vanus sulle veel liiga ei tee. Mis toob edasine? Tahaks Rioni ära teha ja Riiani ka, et me siin plaanime perega Riiga minna, loomaaeda tahaks vaadata, nüüd on võimalus võtta siin 1,5 päeva puhkust, siis algab kohe talvine laager meil, et tahaks käia Riias ära autoga vaadata ahvi
ja Kaamlit ja siis tagasi ja kohe uuesti Kadriorus on mul juba pühapäeval on õhtul on treening. No igatahes aitäh, Gert, et leidsid siis oma vabast ajast meile selle minutikese ja ma ütlen kogu Eesti rahva nimel sulle veel kord suur aitäh ja pikka lendu. Aitäh, mina omalt poolt, kui saaks lõppu midagi kukerpillidelt, siis see oleks veel väga vahva. Võib-olla tõesti.